Noh, see oleks märkimisväärne pööre. Araabia Ühendemiraadid ja Iraan pidasid väidetavalt esimest korda pärast sõja algust silmast silma kohtumise kõrgetasemeliste riikliku julgeolekuametnike vahel. Bloombergi andmetel toimus see kohtumine sel nädalal, kuna mõlemad riigid mõistavad kahepoolsete suhete rahustamise tähtsust. Et teemat edasi arutada on meiega liitunud Ahmed Qusay, poliitiline konsultant ettevõttest Qusay Associates, kes räägib meiega Bahreinist. Ahmed, kui see raport vastab tõele, mida see näitab? Ma mõtlen, et Araabia Ühendemiraate ründas Iraan rohkem kui ühtegi teist riiki selles piirkonnas. See on olnud väga häälekas Iraani hukkamõistmisel ning seisnud mitte ainult Washingtoni, vaid ka Iisraeli kõrval. Miks siis praegu Teheraniga silmast silma julgeolekukohtumine korraldada? Siin on sellel lool kaks narratiivi. Kui kuulata Iraani poolt, siis nemad tahavad, et kõik näeksid seda kui nende võitu. Tegelikult on mõlemad riigil palju, milles kokku leppida ja palju, mis tuleb ära lahendada. Ma ei pea silmas sõjalist poolt, vaid majanduslikku. Viimase vähemalt 20 aasta jooksul on Araabia Ühendemiraadid olnud Iraani jaoks ainus majanduslik hingamisruum. Kuna nad ründavad neid nii palju, peavad nad olukorda maha rahustama. Muidugi, see ei ole lihtne samm astuda, see ei ole lihtne ületada, kuid see on tee edasi. Araabia Ühendemiraadid, ma ei ole kindel sellel kohtumisel, kas ta esindab ainult Araabia Ühendemiraate või esindab ta ka laiemalt Pärsia lahe narratiivi. Teisest küljest või teisest vaatenurgast vaadatuna ei ole täna Pärsia lahe riikidele hea, kui nad annavad Iraanile järele individuaalselt. Ja see on üks asju, mida Iraan samuti püüab näidata. Varem nad lekitasid infot, mis tõestas, et see oli vale, just kui Katar räägiks nendega individuaalselt. Nii et kui nad üritavad sama teha, siis ma ei usu, et see töötab. Aga põhimõtteliselt loodame me kõik, et asjad liiguvad edasi, eriti arvestades iraanlaste viimase nädala jooksul toimunud pingete kasvu Katari, Bahreini, kus ma praegu olen, ja Kuveidi suhtes. No seal, kus sina oled Bahreinis, ütleb kuningriik, et Iraan lasi täna hommikul välja 36 drooni. 11-aastane tüdruk sai kergelt vigastada kukkuvatest rusudest. Ma mõtlen, Ahmed, kas Bahrein jätkab oma kaitsemeetmetega või kaalutakse ka ründavaid samme, erinevaid poliitilisi samme Iraani vastu? Kas nüüd on mingisugune muutus olukorra hindamises? Bahreini seisukoht täna, nagu ka ülejäänud laheriikidel, seda on käsitletud kui ühtset. Muidugi, ma mõtlen selle avalduse põhjal, mille te just mainisite, ei peaks Bahrein minu arvates oma seisukohta jätkama. Ja ma olen viimase 3 kuu jooksul näinud palju muutusi. Vähemalt alates aprillist, kui alustati julgeolekunõukogu, ÜRO ja Euroopa Liiduga. On olnud palju samme. Aga kui me räägime vastusest või vastumeetmest, siis see ei ole nii lihtne. Kuna meie kui laheriigid, ja siin ma räägin eriti Bahreinist, ei oma võrreldes Iraaniga sellist suurust. Meil ei ole ka sellist strateegilist positsiooni. Me oleme eesliinil, aga meil ei ole sellist sõjalist jõudu. Väikese riigina peame oma samme targalt ja ettevaatlikult läbi mõtlema. Mis siis edasi saab, kui laheriigid jäävad jätkuvalt Iraani rünnakute alla? Mida nad teevad, kui Iraan jätkab mõnede nende USA liitlaste otsest sihtimist? Nagu te mainisite, passiivsus ei too kõigile kasu ja siin ma räägin laheriikidest. Kui me räägime sellest, mis on järgmine samm, me arutasime selles saates teiega paar nädalat tagasi sama leket, mis ilmus Wall Street Journalis. Rääkides Saudi Araabiast ja Araabia Ühendemiraatidest, kes väidetavalt võitlevad vastu ja pommitavad Iraani. Midagi pole veel kinnitatud, aga ma arvan, et Pärsia lahe riigid liiguvad edasi teiste võimalustega, mitte ainult kaitsepositsioonil olles. Ahmed Qusay, tore on siin täna kanalil i24 News English. Meiega koos näha, hindame alati siin.